No nii, pisike ülevaade siis. Esimesed õlled Tallinna lennujaamas. Esimene reis Tallinnast Istanbuli lennuk. Pildike Istanbuli lennujaamast. Siit on juba järgmine lennuk, see on see äriklass. Siin on see tavaklass. See on siis Türgist Hiina. Juba lennuk pidurdab Hiinas. Siin on siis Hiinast need tuulepark vees. Jõudsime Hongkongi. Siin on ilusti hieroglüüfides näha, kuhu minema peab. Saame uue boarding passi. Jälle hieroglüüfe. See lennuk on siis Hiinast Taisse. Bangkoki lennujaam ja meie tavaline esimene peatumispaik, kui me jõuame Bangkoki, on siin, selle püramiidi otsas. Ilmselt veedame siin täna terve öö ja hommikul läheme edasi. Randa ja vaatake, see on see turistide kottimiskoht siin. Turistid seedavad reas siin, maksavad trahvi. Politsei võtab siin turistid maha, näed. Kohalikud lastakse läbi. Turistid võetakse maha ja kõik maksavad. Rõõmsad järjekorras siin. Ma ei tea, mis neil viga on hakanud. Aga turist on kõige magusam. Kohalik paneb ilma kiirita läbi. Pohhui. Siin meie kodu, 7. korrus. Pilt rõdu pealt ja õhtusöök ja nüüd magama. Tänane hea päev, täna on palju loomi. Siiani oleme näinud juba tee peal sõites madu või ussi, ussinahka, kilpkonna. Nüüd on ahvid siin tõllavad tee peal, taga on kuldar, aga kuldarit näeb iga päev. Ussi ka siis tee peal, muidu oleks peaaegu üle sõitnud. Vaadavad kallale ei tule. Oi plää, mis madu on? Mis ta on, mingi poolemeetrine või? Järgmised elukad. Üks sai siit just tee pealt endale krõpsupaki. Ahvipärdik. Teine ronib siin postjad. No, vaatad silakat ei saa siin. Ahvike. Kuule poole katle saata või? Kuna vana laseb nagu loomaaias. Trikke ka teed, Ahvike või? Üks on seal taga maja katuse peal ka veel.
Ühe ussi leidsin veel, aga selle ussiga pole nii hästi läinud. See uss pikutab siin tee peal ja ta on omadega surnud, üle on sõidetud. Noh, ega usside elu polegi vaja ronida tee peale. Ikka vägev koht, söömiskoht. Muusikat tegi ja siin saab magada ka. Teha väikse uinuka. Ja noh, vaade on ka päris vägev. Kilpkonnake ka siin. Siis looduslikku elusat kilpkonna püüda. Nägin, ta jooksis siia peitu. Siin on need heinad. Ta peast ära võtta. Ja nii ma olen sellega täna kilpkonna siit kätte saada. Kumma pool pea on? Aga ta on ära peitunud ennast. Kilpkonn on siin. Selline konnake ilusti kilbi sees. Nüüd kui ma ta maha panen. Aga ma arvan, et piilub vaikselt sealt kesta vahelt. Ta tuleb välja, väga hea. Korra vaatas, jah? Vesi on päris kõrge. Kurat, tee sai otsa. Tagasi minna. Palju ette, mis sul üle on äge. Korralikud liaanid siin. Ja siin on üks Tarzani liaan ka. Ilusti tuleb siin köis. Ja siit saab hüpata sinna külge. Ja Tarzan hüppa kohe selle liaani külge siis. Vaatame, kas kannab. Saabki. Kuldar leidis endale ilusa parkimismaja. Veits maha ja veits nagu vanemat sorti on juba. Katus laseb läbi veits, aga muidu on okei. Õnneks siin väga ei saja või? Kurat, vihmapilv on küll. Vaata, mis vesi teeb siin. Liiv on küll nagu oleks sadanud siin. On raisk. Ühed võtavad ka varju siin.
No nii, leidsime ujumiskoha siit. Väike offroadi tee ja siin on finiš ja siit lähed niimoodi. Ei mingi vend on siin tsikli ümber pööranud. Noh, ja siis ei ole ju palju vaja. Saaks korraks vette. Hops. Nii. Ujuma minek. Täna vaatame siis tanklaid siin koha peal. Üks tankla variant on selline. Sõidad siit rolluga kohale või autoga gas station. Maksad papi ära, võtad püstoli, tangid ära ja ongi kõik. Mitte midagi muud, polegi vaja. Ilusa laulu saatel teeme statistikat. Mitu inimest sõidab kiivriga, mitu ilma. Nii, minut läheb käima nüüd. 1, 2, 3, ahah, 2, 2. Kiivriga. Säsja. Siin on kõik. Üks takso oleks mööda. Kurat, nüüd tuleb nii palju kiivriga inimesi. Siuke tunne nagu ainult kiivriga sõidavadki kõik. Kuule, praegu tundub küll, et kiivriga sõitjad võidavad. No nii, 10 sekki veel. Siis tuleb kokku lugeda. Palju on. Kiivriga ja palju ilma. Sõbrake, tulid tsiklit üle vaatama või? No tule vaata üle. Hops. Nii, see on minu tsikkel. Ära midagi siit võtta eriti. Mine vaata Kuldari tsikkel ka üle. Väga hea. Kuule, see vend oskab eesti keelt ju. Tšau. Patsu ka, Rutskad ka tõnnud või? Rutska. Jõu, Rutska. Rutskad teed või? Ära nüüd ammust või? Tere. Tere. Kuuled või? Tere. Oi vittu. Ma ei tea, minu tsikkel vist on nüüd kaaperdatud, mul on siin valvur peal. Jah. Paikamanki, jah. Direktor tegi just pagassi lahti. Kontrollime enda üle kohe. Mul on kinni, jah. No davai, jah. Nii vaata üle, mis siin on. Ees on mingi rand. Siin on mingi äge rand. Ja rannaga on nüüd see nagu meile Jan rääkis, et muidu ilus rand, aga kehva selle juures on see, et tuleb see solk. Terve selle küla solk. On see taiseb ka siin. See solk jookseb otse vette. Või no merre, kus inimesed ujumas käivad. On jah, siin on need. Siin tuleb kõvasti lukud kinni hoida. Seda ma ei ole millegi. Jah, näite teed. Et see solk läheb siis siit otse vette, kohe vaatame, kus päriselt. Mine. Oi, plää, mingi suurem tuleb. Aga siin tuleb telefoni kõvasti kinni hoidma vist. Ahvike. Olen mööda. Ja. No siit see solk nüüd voolab ilusti. Ja lähebki otse merre. Isegi koer on seal jahutab ennast. Hello. Hello, ahvid. Hello, ahvid. Ja siit lähebki otse see solk ilusti merre. Hops. Ja siin inimesed juba ujuvad. Ma ei tea, kas ma võin siin käia või mitte.
nüüd see puu on kõik kahve täis. Korraks solikais on üleval. No see ahv kuseb seal. Oh, ahvike. Ole mööda. Kui võib. Vist võib. Või vittu. Istus vastu mind ja ma ilmselt see on kirbud. See väike kirp ikka teeb. No siit see soik tuleb. Ilusti otse merre. Ja siin on inimesed ilusti rannas. Koldar, kuidas sulle tundub? Päris hea. Ma ostsin ühele sama peale. Nii. Kallale külla. Aga õnneks ei tulnud. No olemegi jõudnud siia nüüd. Näe. Siit ta merre läheb. Just nagu Jan rääkis. Temale ei meeldi siin ujumas käia eriti. Aga mõnedel inimestel on savi. Need ei tea, et see jookseb. Vast jah. Kui vittu. Sinna küll ei lähe vist. Ühesõnaga mingi huvitav koht tundub see. Rahvas käib. Järelikult peab meeldima. Mida peab? Ewentualnie może 2005-2020. See on tõesti hea. Nüüd siis kuuldavasti, arvatavasti võiks see tee viia. Jah, okei, ma filmin. Jah, mööda shortcuti. Lähed või? Kuldar ka kurat siin lubab ja ei tee raisk. Saab siit mingisse ilusasse randa. Seesama Virtsa vesi, ilmselt tuleb siia ka mõnus. Vaatan korra särgi üle. Mis see särk nii märg on? Vihma sadas võib-olla. Seesama treppide kogumik siis viis siia. Või tahtsin tegelikult öelda siia. Siit treppist tulevad alla lõpuks. Ja jõuad sellisesse ilusasse salajasse randa. Mõnus. Inimesi piisavalt, kes on selle leidnud. Turistid on suht valged. Kuuldavasti hooaeg oli alles alganud. Türa, kus hakkas sadama. Ja isegi pastein täis saad. Korralik litt hakkas pihta või? Jäi või? No lööks mõne välgu ka nüüd, oleks päris hea. Enne lõi küll välku. Ja. No saab jah. Homme on teed ei tolma. Homme on ju kuradi džunglisse minek. Et saab perses, kus saab. No nii, oleme siis esimesel enduro seiklusel jõhkrate endurokatega. Ja siit tuleb kohe endurokund.
Niimoodi paneb raisk. Aga mis on esimesed emotsioonid? Hakkab looma juba. Leidsime juba vägeda pargi raisk. Läheb säärikut tegema. Nalja kui palju on ju. Äge. Leidsime sihukese vägeva söögikoha. Täpselt siin jõe ääres. Istud siin. Jõgi voolab kohe mööda. Ja siis toodi menüü. No hinnad on nagu turistikud. Aga muidu ilus koht, jah. Ja siis kui tahad valida, siis ise siia kirjutad, mida tahad. Ja siis tuuakse. Jälle avastasime, sõitsime lihtsalt suvalisi teid pidi. Väga äge koht on, näitan kaugemalt ka seda. Hops, näed, siin saab süüa. Väga vinge. No džunglitšoots. Ei tea raisk. Mingi jälgsid veel läheb. Ma vaatan mingid kuradi ämblikud või ušid ka siin juba ootavad meid. Tere, julge need lehti väga liigutada ka ja. Mingi ämblik pudeneda. Tere päevast näen. Hea laupäeva veeta. Võiks teist tooli peal. Vaatad, mingi paljus mees on siin. No, valab sõiduks. Kutid veel kogunevad mõned. No nii, lähme Krabi Enduroga täna siis tiirule. Terve hunnik rahvast kogunenud juba. Tsiklid autodega. Mis rada siis seekord pakutakse. Esimene peatus kohe mingi näitus siin peatati kinni. Taheti nüüd tsiklid teile ka. Meie punt siis. Aha. Seega punt on meil siis täna koos. Eestlane või? Eesti poiss, kurat, jah. Politsei vaatab maid siin. Enne metsa minekus mingi, ma ei tea, kuidas see kutsutakse. Krabi Endurost videot ka. Heatahtlik söögipaus. Mingid kõlarekka mehed ja
tasuta võetakse sööki lauda ja korralik punt on ka siuke meeldi täna. No nii, mingid nad hakkavad siit vist üles puurima, jah? Vaatame. Natuke hullamiskoht jälle. Eks tuleb. Kate saab. Aga ennast. Kurrad uus vend. Siklid siin, siklid seal. Julgemad sõidavad. Nooremad lõhuvad. Targemad vaatavad. Vähem tõmbupoiss. Perse. See pani sirge tee peal mäsa. Aga see? Milline ilus rata. Kurat, ei pea võistlustele minema, et välja näha. Ops. Kurat, ma just tulin siin. Sul tuleb olla. Üleval. Tuli poiss. Tervise me vallutanud ja ootame, kui ülejäänud rahvas siia jõuab. Huvilisi on palju, üks tuleb, nii. Ja näeb tagasi esialgu. Siin on mõned kotid juba valmis seadnud ennast. Sealt mõned jõuavad ennast. Selline meil see
Uuro pühapäev on. Tuli poiss. Järgmine tuleb. Ja siit kell läks oma teed. Kuuldar seal pusib. Kuuldar on lõi ohtunud. Hops. Võrdluskott on. Tuleb. Ja iga mööda ka vist. Teevad pesa, jops ka siit mäe pealt vahepeal tipugunud sinna. Siit üles tulla. Kohvid on siin juba üleval. Ja mõned hakkavad siit. Tulevad ja kukuvad. Raja valmistus. Raja tsekk. Aha, üks juurikas mulle maha võttis. Saaks hakata seda tõuse võtma. Ei teinud jälle. Seda mingi sipelga sammustas mis praegu. Kawasaki KL X230, see on pill. Rehv on korralik. Putt on korralik. Tuleb Kawasaki või ei tule? Peaaegu otsa. Peaaegu. Tõus oli siis selline siuke märg savi, eesti keeles savi, võts, kus läbi võts, põlva kaitseldud. Nii, oi vittu, siin saa kõndidagi. Ja siin nad pusivad ja järjekord taga vaatab. Üks järjekordne äge tõus. Tõuse lõpp on seal ja tõus algab siit alt. Tuilla. Äkki tuleb keegi? Proovi.
see läks perse. Eesti keeles öelduna perse. Välismaa keeles öelduna ei tea. See kaamera oli kohal. No nii. Järgmine on ikka. Up. No tuleb keegi või? See tuleb. See on päris libe jah. See on täis märg savi. Ei pea veel. Libe on jah. Tõusu tipus. Päris äge oli siuke. Single trap oli lõpus. Kohe peaks ka tulema Kuldarist. Jep. Niimoodi tuleb. No Kuldar, värsked kommentaarid viimasel lõigule. Mul on sama tunne. Väike puhkuspaus. Mõned kutid puhkavad niimoodi, et on kohe nii väsinud. Aga ei, mul on ka pulss siin juba vaikselt 90 peale ära tõustud. Tegelikult on mul äge. Väike higi on kõige pesivõrd. Kuldar, sinu kord. Tšikel läks perse, elekter kadus ära. Kurat, tüübid võtsid siit samast puu otsast. Nad toob sulle ka. Puu otsast võeti kookust. Ja siit saab kohe apst. Veel kord peab pulga sisse ja see on küll puhas looduslik kraam. No davai. Thank you. Uus, terve. Värske. Ei nebekki vaja. Tänane päev lõppes siis. Saime tsikli siia ära pukseeritud nööri otsas. Siis saime siin laud oli kaetud, sai süüa. Anti kookost. Nüüd toodi kuradi hiidkrevetid siia. Ja grillab kohe lõõmuma. Tea, kas ongi vaja koju minna. Ma vaatan, et söögipuudus siin ka ei tule. Siin on ju lausa puu otsas kasvab söök. Peaks paar päeva hakkama saada. Aga no, me just järgmine nädal peame käinud selle peal, sellise toidu peal elama, kui me džunglisse oleme nädalaks. Ja autot pole meile ikka veel vastu tulnud. Hommik. Nüüd on siis aeg nii kaugel, et lähme sõitma. Uus nädal. Ja tõmbame siit Aunangist minema. Ja ootab starti. Asju võtsime siis nii palju kaasa, et siin pagasnikus on kilekott. Seal on mõned hügieenitarbed ja mõned riided. Ja on kõik. Vaatame, käime nädal aega ära, eks teeme videosi, kus me käime.
esialgu tõmbame siit põhja poole minema. Siuke maja kesk vett. Ilus krokodillijärv. Oi, siin tuleb siuke luigega sõit. Mingi asjas küsiti meil siit 10 pahti. Aru küll ei saa veel mille eest, kas parkimise või siin käimise. Aga suva. No teel siis sinna Pucketi poole leidsime siukese ägeda söögikohade ääres. Nüüd anklates ei saa süüa, aga teeme väikse grillpausi. Siit niimoodi tee ääres tuled. Aps. Üle teemast ka mingi söögikoht. Ja siit võtad süüa. No nüüd oleme juba sellises külla jõudnud, kus pole enam ühtegi ingliskeelset sõna. Kõik on hieroglüüfid. Muidu oli midagi kuskilgi ingliskeelset ka või ei ole mitte midagi enam. Kõik märgid, kõik on tai tähtedest. Külalus on üks ägedad putkakesed tee ääres. Siin saab osta midagi, miks vaja on. Putka on kinni siin. Siit saab osta. Niimoodi tee ääres inimesed müüvad. Mida see täpselt müüb. Müüja magab vaikselt värk ilus ja rõõmus. Inimesed on rõõmsad. Kastist. Rollidega ei lubatud tulla, öeldi, et ohtlik on. Ma arvast džiibiga on palju ohtlikum. Rolli võiksid siit olla. Ma keeran neid. On kõik. Lähme siia turistilõksu tulime. Või juba siin kandis olime. Nüüd vaatame üle. Kurat, siin ühed ammelevad. Siuke turistilõks meil siin täna. Samas vaade on ka päris okei. Ilusad saared ja märgid, särgid. Kurat, ma olen kogu aeg rääkinud, et turistilõksu me ei satu. Ja siin me oleme. Ikka lõksutas ära. Üks asi, võib-olla see baar on lahti. Ja teine asi siis see vaade siin, kus kõik inimesed seal pilti teevad. Hullult vägev värk. Meil ei lubatud isegi rollidega üles sõita. Öeldi, et liiga ohtlik. No siis tulime džiibiga. Vaatame, äkki saab siit ühed jahutuses joogid. Ona üks turist siin ka pildistab.
aga suurem osa turist on seal. Oo. Päris hirmus. Kõik inimesed on suremas. Õnneks pole palju kukkuda. Suht täpselt jõudsime baari, või tähendab sööma. Enne just läks pimedaks ja hakkas kallama. Video pealt ei ole ka näha vist. Oleks 15 minti hiljaks jäänud, oleks juba vihma saanud. Vihma saajad kõik. Päris perseed on ilm. Õnneks see vihm on soe. Jalad saab vähemalt puhtaks. Oh, kui hea. Puhas jalg. Üks meie rolleriga mäsasin just. Vaatab, äkki saame ühe veel filmida. Kuldar vihma kätte. Vihma kätte. Tahab süüa või saagi? Kütte hakkab otsa saama. Mägede vahelist teid. Leidsime tankuri. Siit on tuugi lahti. Paned papi sisse. Mida vittu? Ma panen vahepeal pausi peale. Ma panen pausi peale, jah. Pärast viimime edasi, kui raha sees on. Tahtud? Näed seda kätte? Äge takso? Jaa. Et sularad ja võtta proovi münte. Münte võtta. Hästi võtta. Ma olen ka 10-5 on vast kõige väiksem, mida võtab. Ja siin on kirjas üks ka tegelikult. 20. No võtame praegu 35 rutsi eest. Ma viitsin münti laduda siia. Aga ma proovin nüüd 100 ka. Aga proovime paberi 20. Jah. Paberit ei taha. Seaparas paber ei taha, puhku ju. No selge. Ja siis võtad siit tankuri. Paned sisse. Ja alles siis vaatad starti. Sest kui starte võetad, kutsi eelab, kas kohe jooksma. Eile oli nii, et võetasin starti, püstol oli siin aparaadis ja juba bensu lendas nii, et varbad ja kõik kui koos. Tõtsi. Juba otsast. Sa tõid 0,67 liitrit. Jah. 35 kulli eest, väga hästi. Aga see tähendab seda, et saame jälle sõita. Me läheme põhimõtteliselt sinna Kata Beachi vaatama, seal on mingid uputused. Lähme vaatame. 5 kilomeetrit minna veel. Jah. No jõudsime see Kata Beachi, see uputus on ilmselt siit ära läinud juba. Aga midagi on veel alles. Kurat, vaata rasvane veidi. Jõudsime siia uputuse kohta nüüd. Ja Kuldar, näita, siin pere läheb kolmekesi. Näitame, kus siin sõitma peab. Läheme keerame vasakule või? Läheme vasakule siit.
no siin on rohkem vett, otsa jälle saab otsa vesi. Lähed ees või? Mine munni, ma ei oska ühe käega sõita. Davai, kui ma ära upun, siis võta vähemalt telefon. Näed, siin siuke vesi on. Ei, ma ikka filmin Kuldarit. Kuldar! Mine ikka sina ees. Ma ei saa muidu filmida, kui sügav on. Kui see ühesuunaline pole? Kus? On jah? Perse me ei saagi minna. Okei, filmime teisi siis. Ja siin see uputusekene on. Ja probleem lihtsalt selles, et siit... Davai, ma filmin. Vaata, ma keeran otsa ringi. No mine. Oi vittu. Üle ääre kivi. Kuldar läks. Proovin ka ühe käega. Ja. Päris äge. Kurat, kui palju on ikka inimesed naljaks või tähendab rõõmuks vaja enne. Aga näed, siin ka upuvad poisid. Siin on kahel pool on lihtsalt mäed. Kuldar, mine pane hüpped siia. Ma filmin siit ka veidi. Vaata, inimesed käivad. Päris äge. Siin on mingi Põiktänav. No vaatame Põiktänavaga üle. Ma vaatan uue video. Takso läks, kurat ei saanud filmile. No lähme siia. Tule sõida ees. Vaata, mis tänav on. Oi plää. Siukesed tänavad on meil siin täna. Natuke uputas. Varbapesu on hea. Ma loodan. Näeb. Ma loodan, et siin krokodillid siis liikvel ei ole. No nii on näiteks tee näiteks ja tundub, et mingi söögikoht. Pole paha või? See jah? Kuule, me saame taksoteenust teha ju. Taksi! Täna on veel siin. Ja meie video veel. Kuidas inimestel varbapesu käib. Tai moodi. On jah? Param. Vaat niimoodi, siin saab süstaga sõita tavalikult. Kes saab massaaži näiteks või baari. Või praegu mingi vend ära õppinud. Aga see lehvitas, va? Näiteks baari päris hea tulla. Massaaž ja nii koristus käib ja sügavaks ja lähebki, varbad on märjad. Vaata, mis see Kuldar siin teeb. Tuleme Piik Buda juurde, aga kahjuks Piik Buda on suletud. Siin Piik Buda juures saab käia. Aga kutt ise on seal üleval. Siin ei saa. Nagu ikka hunnik turiste. Ja pätitahvid. Võib-olla väike intervjuu ahvidega. Ahah. Siin on juba kotivad inimesi. Saab paar sõna Eesti raadiosse. Paar sõna Eesti raadiosse. Sa saad koored ära või? Aha. No see.
Ühesõnaga mitte midagi huvitavat. Tavaline turistiklõks. Meil on ju pagassis on ju kilekotiga ja riided kaasas. Kiivrit ei saanud ka pagassi panna. Pidin kurat kiivri siduma niimoodi kinni peegli külge. Muidu need ahvid veavad ära. Aga piikpuda on seal üleval, näed, näha. Ennast. Defend. No vaat seal linnas möös lööbisin. Rõdu aknast sai näha siin. Piikpuda on siis suletud. Juba mõnda aega vist tundub. Nagu maha jäetud. Ahvid on võimust võtnud ja nagu eks tuleb siin. Kurameerivad siin vist. Väga hull. Üks hotell või tähendab mägimajake seal üleval ilusti. Siit läheb uhke trepp ja seal saab elada. Siit läheb natuke offroadi alla, jõuad ilusti mere äärde. Ja siis elab siin üks teine tüüp. Praegu tahaks, näe, siin ongi see tüüp. Tere, sina elad siin? No nii, äkki tutvustad enda elamist siis? No, siin on 2 magamistoaga väike vann. Ahah, aga kus köök on? Köök on veel välja ehitamata. Okei. Ei, siin lõkke peal teame. Ahah. Taha külke. Siin on köök, jah. Ma vaatan, Potsid pannid, see on kõik on olemas. Ma vaatan, et tegeled rehvivahetusega, et sul siin rehvid katusel või? Jah, rehviboks ka. Rehviboks ka. Ja siin on juba klientide masinad seisavad järjekorras, jah? Ahah, see on siis kliendiruum, see esimene, ma saan aru, jah? No väga tore. Ja mis siin võrkkiigus siis toimub? Lihtsalt hea vaade. No pole paha. Elamine missugune ju. Kurat, tee vist sai otsa. Sõitsime siit mööda ilusat randa ja läks liivaseks ja kõik ja siis järsku. No siit oleks pidanud suure hüppega panema, aga muud varianti pole. Aga no, laine on ilus. Siin Kuldarile hea challenge. Seal on muidu parem. Seal on parem piirdega sild. Aga tule juba siit. Kööra hull. No natuke. No nii, nüüd läheme karti sõitma. Rada on päris mõnus. Asfalt. Start ja finiš. Siin on väike lobi väljas. Ja kohe Kuldarilt esimene intervjuu. Kuidas kaardi sõitmine sulle meeldib? Muidugi proovime. Varsti teeme uue küsimuse, kuidas läks. Lobist ka videot, et rada on siin samas. Ilusad ruudulised linnikud. Saab otse süüa juua osta. Muidugi, kuule, lähme istume sinna. See on rajal parem.
aga sõit on kallis asi. 40 on 15 vinti. Aga no rada on muidugi äge siuke. Kohe tulevad sõitma, siis ma teen videot ka. Nii need parsadid läheb. Aga vaata tandemkarti. Tandemkart on kahekohaline, vaata. Üksteist taga istuvad. Korralikud võrrid. Head mind ei lubatud sõitma. Maks juba kettas, need liigu ju. Näe, siin on ilusti üle kaardiraja läheb. Turistid käivad üle raja, sebra ilusti ehitatud. No ja kohe tulevad. Hullud vennad. Kurat nagu 60. aastate pillid on need. Läheb. Sellepärast ei lubatagi mulle, et kuradi õõd soovad läheb pooleks. Teevad ka mäda vaata. Ei pane. Keegi on kunagi mingi hullu projekti vist teinud, siin hunniku putkasi hakanud ehitama. Ilusa merevaatega. Aga on näha, ei vähemalt kas näha, aga tundub, et on pooleli jäänud see töö. Siin paar putkat on valmis ehitatud. Noh, seal taga on see Patong Beach. Tegelikult on ilus. Aga putkad on siin poolikud. No siin on teine korrus välja ehitatud. Ma ei kujuta ette, kuidas inimene seal saab, aga mingi redel siin on. Aga üles ei tea. Ei hakati ülevalt ehitama ja aga enamus putkasi siin on täiesti tühjad. Noh, sellest ikka püsti. Mingi kompleksi hakkas tulema enne kui ta otsa sai. Ilusad majakesed sellised. Kurat, mingi rahulikud rannas istud, vend tuleb siit. Vatst. Mingi rand punase lipuga. Ujud ei või. Laineriga suur. Ma hakkasin lainet ka filmidega. Ma ei viitsinud tagasi minna. Suva. Kes kõik on lainet näinud? Siuke äge chillimiskoht. See on nüüd siis täpselt siin Puhketi lennujaama lähedal. Lennujaam on siin täpselt 100 meetrit. Tänane päev siis üllatas meid ilusti. Vihma sajab. Täna siis plaanime minna sellisesse külla, mis on ehitatud vee peale. See on meie hotell täna öösel oli. Päris luks värk oli. 20 € nägu. Lausa hommikusöök oli hinnas ja rõdu ilus vaatega ja jõusaal sees. Et siin lennujaama lähedal siis siuke koht. No, meie ägedad rollid ka. Vennad palutavad selle. Jah, siuke koht, päris äge. Tankla paus. Palju läks?
põhimõtteliselt täna siis proovime, kas me oleme suhkrust või ei ole. Oleme siin peaaegu paar tundi sõitnud juba vihma käes. Tundub, et mõned tunnid tuleb veel sõita. Õnneks külm ei ole, aga ega nüüd üleliia soe ka ei ole. Peab ilma kepsuta sõitma, sest telo ei taha hoida vihma käes. Juba panime veits võssa. Vaatame, sedast saab. Kui olime korra varju, siis läks vihmaga läks veits lappesse, kurat. Päris hullu täis. Vaatan 3 tundi sõidetud juba. Vihmaga. Tuleb rekamehed sõidavad turnuks selle kiirtee peal. No nii, oleme nüüd lõpetanud pika 3,5 tunnise sõidu vihmaga mööda teid rolleritega ja vaatame, mis muljed on siis. Käed on nagu vanamuti käed. No mis muljed on siis? Noh, päris äge oli, üldkokkuvõttes oli päris hull. Vahepeal tuli siukest padutatud, pidi kätt hoidma näo ees. Silmadel oli nii valus, vihma piisab tuli silma. Aga no, jõudsime kohale, pervalt. Kui saaks, sa oleks saanud valida ühe öö veel seal veeta või siia sõita, nüüd tagant järgi mõeldes. Mis valinud oleks? Ikka, siia sõidu, mis see väike viht teeb. No muidugi, challenge on ju? No täpselt. Okei. Enduropäev, pühapäev. Lähme. Teeme sõidu. No juba filmi. I come back to Italy. Üks Itaalia kutt siin rääkis just, kuidas ta sikliga mäsa pani 2 kuud tagasi. Ja järgmine nädal on veel 2 hoppi juba ära olnud. Aga kutt oli rõõmus, ütles, et ta läheb koju Itaaliasse kõndides. Ja minu rollu siin. Läheme nii. Ja, nii on okei. Kaamera töötab. Kurat, mul läks üks pudel tuli lahti. Siin selles kotis. Vett hakkas lendama. Ma nüüd peab pundile järgi sõita.
on siin tunnikese oodanud. Mul on mingi tsikli hääli, mis hakkavad tulema. Paar videot ka. Ja kus see hea koht on siis? Äkki siin ongi. Ka soitseb juba. Lenks oli 500 peal ikka. Järme teeb. Sinine üleval. Tundub, et on kuum. Kukkus. See on lihtsalt selle tõusu tipp, noh, siis ta tundub juba sile, aga tõus on päris siuke mõnus, pikk veerevate kividega, suurte jõnksidega, nagu häältust kuulda. Päris äge tõus. See on üles ära. Vaatame, kuidas kutid poolivad. Päris äge oli. Siuke tehniline ka. Kapot. Kinder. Väga hästi. Phải làm chi cũng mà lên đấy thì mình không có mà ra. Ta cũng ta tăng có mà ra mới vậy nha. Okay.
tuleb minu kord. Okei. Let's go. Lõunasöök tehtud. Üks äge tõus, aga tundub, et meie rahvas ei tulegi siit. See on võõrad. Huvitav. Meie punti. Sattusin mingi pundiga kokku. Tundub, et kõik teavad kõik. Seda kohta ma tean küll. Äkki hommik, laupäev. Plaan siin torni juurde minna. Ja väiks tiiru hommikul. Et siis siukest ägedad lahtsid kajakid siin, 150 kulli tund aega. Teen hommikul siin tavaliselt siukese 3-kildise tiiru. 3 kilti siis sõidab tund aega. Ja hommikul trenn päiksega. Siin on siis üks esimene salajane rand. Sinna saab tulla rolluga ja siis üle selle mäe läheb rada Sivotsi. Aga siin künkadega on need randasi, kuhu saab ainult paadiga. Ma ei teagi, 4-5 tükki. Siin on hullud mägiranijad. Ma ei tea, kas on näha, aga praegu ma näen vähemalt 2 inimest seal üleval. Kohe lähen paremale. Äkki näen rohkem. Täna see süstakene kuidagi kisub ühele poole. Süstasast viga pole. Viga on ilmselt minul. Täna on siis teine päev mu 100-päevasest challenge'ist. Enesetundes veel muutusi pole, küll tulevad. Siukeste kivide vahet siit on hea loksuda. Hea hommikune äratus. Siin on paadiga toodud need kaljuronijad ja täna neid on siin 2. Nagu ma enne ütlesin, eelmine kord oli 6. Aga nad on nii väiksed siin taustal, et ma ei tea, kui hästi siit näha on, umbes siin nad on. Mees ja naine tunduvad täna julgestaja ootab allpaadiga. Siin on ka mega ilus koht. Kaamera ei näita poodki seda, mis siin on. Väga äge. On kaamera märg, räisk. Ei ole millegi kuivaks ka teha.
mega äge koht tegelikult, kahju, et kaamera vist seda välja ei salvesta ilusti. Ahah, siit tuleb ka keegi. Mingi teine turist. Mingid sakslased enne kahekesi tulid, võtsid samal ajal muga süsta. Siin on nüüd pildistavad. On mida pildistada ka. Paks noka peale kaamera, mis sa arvad? Aga nüüd kui vette kukub on perses. Ei ole. Panen selle mütsi noka peale. Ja puhtaks ka enne. Näeb mind või? Näeb. Nii noka peale ja sõidame vahet läbi. Ja kui kaamera vette lendab, siis on perses. Nii eesti keeles öelduna. Ma proovin pead mitte liigutada. Ei tea ainult, kust minema peab. Siit või sealt. Oleme sealt. Vaata, kus vesi langeb. Vaata sealt kivi juurest. Näed, ja nüüd tõuseb. Iipikai, oi, ma tunnen, kus ma langen. 30 senti läksin alla. Ja nüüd tunnen, kus keegi tõstab nagu. Päris äge. Päris äge värk. Saamegi hakkama või? Siin läheb natuke ohtlikuks asi keerama. Vastu kivi panen, siis võib lihtsalt põrutada saada ja siis võib kaamera vette kukkuda, muud ei olegi. No, mingi paat on siin dokis. Mis kolk see oli? Kaamera kukkus ümber või? Vaatan paati ka lähemalt. Mingid võimsad diiselmootoriga pillid on siin. Turboga. Ora käib vette ja äge nagu automootor, võib-olla ongi automootor. Ilus, ilus. Aimur tuleb. Ongi Aimur ja Rein. Hello! Kurat, ma jõudsin veits varem. Peeter. Aga tulin veits trenni tegema. Kurat, eile leppisime kokku, jah? Et saame 9:30 kokku, mul oli valesti meeles. Ma tulin 9 siia. Ja natuke hiljem, nii et täpselt mina lähen ära, nemad tulid, et nad lähevad nüüd tiirule. Mina tulen tagasi. Mul rand paistab, siit on kilomeeter minna ja ongi tänaseks trenn tehtud. Nặng lên ngọcขึ้น
างที่เราเข้าเดียวดูว่ารถไม่มารถทางที่เราเข้ามาเมื่อกี้นะครับยางรวยแล้วด้วยกัน Rata on super. Kiusaakin.มีเลยไหมน้ำมา What happened? Tankimispaus. Tänane tankame siuke. Mamma keerab kuradi bensu jooksma. Laseb bensu jooksma siia. Ja siit läheb otsa. Vaata. Diisel jah? Neo diesel. Gasoliin. Ja siin on siis äge. Kuule, siuke tankla on ikka. Mitmes variant see on juba tanklast? Pudelid, automaat, päris tankla ja see. 4 siis. Ja siin kohalikud ehitavad. Kuradi hulluks. Paus jälle. Kõik kogunevad. Kuuldariga on tee. Kuuldar, mis asja on? Tere. Nice.